siia oli kunagi plaanis saun teha ja kõik on toppama jäänud. Ja ma tegin puhtaks tühjaks selle ja mõtlesin, et äkki hakkame koos sauna tegema. Esimene asi, mis ma teen, mul on vaja see vahesein ära lammutada. Võtame voolu välja ja vaatame, ma mingid valgustid võib-olla võtan ära siit ja mingisuguse võiks jätta, siis oleks vähe parem nagu teha midagi äkki. Üks asi, mis ma öelda tahan, on see, et ärge ehitage ise inimesed. Te teete pornograafiat, vaadake siin, vaadake seda. Ühesõnaga, vool tuleb vist sisse siit kaudu. Ma ei kujuta ette, kes seda kunagi teinud on. Siia tuleb vool. Siit läheb siia, sealt läheb vool ühte pistikusse. Siit läheb harutoosist läbi seina. Siia harutoosi. Siit harutoosist läheb lampi. Igale poole okei, see on hea. Siit harutoosist läheb vool siia harutoosi. Sealt harutoosist läheb see vool tagasi. Siit siia stepslisse. Siit harutoosist läheb vool siia harutoosi, mis on mingi ilge pornograafia. Okei. Ühesõnaga, tööd on jõle palju praegu. Ei ole üldse nii lihtne, nagu ma arvasin. Ma olen naksi tehtud, aga niukest, et üldse aru saada, kus kohas vool peale tuleb, see võts aega. Nii, ja sain valguse praegu. Tegin niimoodi, et likvideerisin 2 harutoosi, juhtmeid, siit võtsin ühe asja lahti, siin natuke ripuvad, siin voolu ei ole, siin ka voolu ei ole, see on niisama lüliti, mis iganes. Päris palju mässamist oli. Tegin siia niisuguse ajutise ühenduse, et mul mingi vool oleks. Sain teada, et pirnid on läbi põlenud siin vist, siin ka üks. Nüüd ma saan seda vaheseena lammutama hakata ja mingisugused kaablid saan ka likvideerida, mis siin veel natukene vales kohas on. Seda ühendust ma põhimõtteliselt ei näpigi, see jääbki natukeseks ajaks siia nii kaua, kuni ma saan selle pornograafia siit kõik selle nurga likvideeritud. Naabri koer karjub. Elektri, mis on likvideeritud. Üllatavalt raske uks. See raameldamine on hea, see on tänase trenni eest põhimõtteliselt. Zeti seisab siin samas. Huvitav, mis ta mõtleb, et mis siin toimub huvitav. Sõrres. Nüüd ma saan selle juhtme lakke panna. Ma olen toon nipukaid. Panen nipukatega lakke selle võtta. Naljakas on see, et see tagumine tala, see peaks kandma. Alt liigub on õhus. See on ka kandev, aga siin peal vist kannab praegu. Ma tahaks selle ära võtta üldse. Kas mul on vaja seda posti ära võtta? Kui siia tuleb vahesein, siis ei ole mõtet ära võtta.
selja taga olev sein, mis ennem oli, on praeguseks likvideeritud. Hunnik pahna on päris suur tegelikult. Nüüd oleks vaja see pahna hunnik ära likvideerida, natuke laest teha. Ma nüüd mässan sellega. Quick update. Praegu on day 2. Likvideerisin kõik prahi, vaatasin seda lage ja kui te näete, siis lagi, kuigi mul on fish eye, võib-olla see teeb suuremaks või võtab ära, ma ei tea, lagi on sedapidi natuke kumer, kuna siin on vanad brussid, asjad seal olid ühe sõnaga. Ma likvideerin selle lae ka ära. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et nagu te näete, siis mul on tool siia niimoodi pandud. Ja põhjuseks on see, et siin on koera luuk. Ja siis ei saa keegi siit sisse ka välja. Ja mu oinas pime koer on terve päev. Terve päev. Kell on 2. Lihtsalt seisab ukse taga. Ja ootab, et sisse saaks. Ma ei saa teda siia sisse lasta, sest ta on pime ja ta kukub siia keldrisse. Ta ei saa aru sellest, et ma tahan talle head sellega, et ta sisse ei tule. Nutab seal ukse taga. Teeb mulle elu raskeks töö tegemise. Ta on pime, ta tuleb siia sisse. Oleks ta ettevaatlikult, ta hakkab tuuseldama, jookseb ringi ja ongi korras. Nina lõhki või mis iganes. Kõige halvem asi praegu selle kõige juures on see, et see kõik on saepuruga soojustatud. Ehk siis palju õnne mulle. Teie, kui teete niisugused asju, kaitse prille. Mulle lendas rakett silma, ma olen immuunne. Tulin siia, seisin niisama siin, vaatasin seda, et peaks ära koristama saepururuttusid võimalikult kiiresti, vaatasin siia üles ja vaatan, mingi kaart on siin saepuru vahel. What the fuck? Jokker. What the hell? Kukub. Väga huvitav leid. Kunagi ma oskasin kaarditrikke teha, aga mustus lendas silma kohe esimese asjana. Mulle lendas rakett silma, ma olen immuunne. Mis siin tehtud on? See on võrk maasikatele. Kas me peame... Ja. Siin on mu müür juba. Siit ma ei lammuta. Ma peaksin hakkama lammutama kuskilt... Ma ei saa aru, kus ma olen. Siin on mingi post. Siin ei ole väga ruumi liikuda ka. Rakkude kastid, vaata kui. Mis kaabel see on siin? Kõrge mingi kaabel. Mingisugune. Ma usun, et siin on see, kus ma alustama pean. Praegune seis on selline, et natukene juba näeb, mis siin üleval toimub. Ma pean pooleli jätma, sest ma pean valgustid lae ära võtma ja siis ma saan edasi teha. Paar päeva on nüüd vahelt ära jäänud. Praegu on vist 5 päev äkki või? Nädal küll möödas ei ole. Nagu näete, selja taga on ruumi vähe rohkem. Lammutasin välja lae ja vaheseina, mis siin oli ennem. Nii tuhinas olin, et unustasin kaamera käima panna isegi, ausalt öeldes. Ja praegu tuli meelde, et pole ammu videot teinud. Päris palju ruumi on juurde tekkinud. Nüüd on niisugune faas, et planeerimine peaaegu siin ma piikasin natuke ära. Selle seina, ma arvan, ma jätan selliseks, peab natuke ilusamaks tegema, puhastama selle seina. Järgmine samm on põhimõtteliselt nüüd see, et kui ma selle piigitud saan, siis ma pean käima Rakveres tooma Fibo. Siia tuleb leiliruum, siia nurka, bumm. Ja siia tuleb duširuum. Pean Fibo tooma ja pean siia vaheseina laduma Fibost. Ahju teeme niimoodi, et siit kohast kütab kuskilt, Fibo laon ära ja siis läheb igal poole peno maha, armatuur, põranda küte ja siis valame kõik põrand ära, kõik põrand. Selle tagumise osa ka, mis siin on, kõik läheb valu alla. Ja siis ma mõtlesin, et võiks teha niimoodi, et
kui siin on nüüd leiliruum ja siis selle taga on duširuum, et pealt ehitaks kinni, onju, ja siis teeks mingi purjus sõpradele mingi magamiskoha. Isa küll ütleb kogu aeg, et kui keegi peaks olema purjus sugulane või sõber, et ta ei jaksa sinna üles ronida. Muidu oli mõte, et teeme nagu vahelae ja siis kuidagi sinna üles minek, sinna teisele korrusele ja siis teisel korrusel saab magada. Minu enda mõte oli see, et kui keegi teab, et ta jääb siia ööseks, siis viimegi ta sinna üles ära ja las joob seal üksinda seal üleval. Et siis ei pea muretsema pärast, et kuidas ta sinna üles saab, siis ta juba on seal üleval. Lihtsalt joob täis ennast ja jääb magama. Et see on vast kõige lihtsam variant. Nii, ma mõtlesin, et ma teeks veel vahepeal ühe väikse niukse short update'i. Käisime vahepeal ehituspoes, ostsime paar nipet-näpet asja. Nagu siin näha on, need asjad, mis me siis ostsime, need on sauna jaoks. Ostsime mingi vähe jörmima sauna kerise, siit poolt siis kütad, tuleb puudega sisse, boom, soe. Tossu korstna toome siia välja, siit poolt seina ja siis viime siit korstnasse. Ja see on seal üleval. Ostsime enam-vähem kõik torud, mis vaja on, särgid-värgid. Ma võtsin igaks juhuks mingi 10 fibo. Panin siia paar tükki maha, et tekiks mingisugune ettekujutus, mis siin toimuma hakkab. Siit sein kasvab veel peno võrra. Ahah, näed sa, ma pean kanalka ka mõtlema välja. Kanalka läheb ka ära, muidugi. Sealt läheb kanalka ära. Fibo, sein kasvab mingi meeter koos nende istmetega, siis jääb nagu enam-vähem okei siia selle keriseruum. Ma nüüd ei teagi, kuidas varastada veel, kust siit saaks. Ütleme niimoodi, et siit saaks natukene varastada veel, kui selle pooleks teha. Bum. Sauna suurus oleks see siis. Ma ei tea, palju see tuleb. Tegelikult on ta täitsa suur. Kui niimoodi võtta, bum, tuled sisse. Siia vasakule istekohad. Siia ette istekoht. Bum, istud maha siin. Ei jõua visata vett isegi peale kurat. Mingi 4-5 saab sees olla ja täitsa okei tundub olevat. Eesruum, duširuum tuleb siia. Tegelikult see duširuum ei pea isegi nii lai olema, et ta siit kohast jookseks. Ta ei pea isegi siit kohast jooksma. Ta võib vabalt siit joost. Mis on normaalne duširuumi suurus? Noh, idee poolest piisab ainult dušikabiinist, eks ole. See peab mõtlema, paneks ka ainult dušikabiini, olekski kõik korras. Boom. Suhteliselt väike ruum läheb siia igastes. Võin öelda, et sauna ehitamine vaikselt meil käib siin. Tekkinud minu taha on laetalad juba. Mõned kivid on paigas. Üks päev käisid töömehed ka abis, kes meil on. Isa mõtles, et et kuna midagi muud tarka ei ole teha, et toome siia, et vahet ei ole. Kuigi ma isale ütlesin, ma tahan oma kätega teha. Siis ta ütles, et küll siin on oma kätega ehitamist veel küll ja veel. Selles suhtes on tal õigus, et tegemist siin on. Näitame teile siis vahepeal, mis on tehtud, mis on mõeldud nii-öelda. Eelmine kord, kui te nägite seda kivimüüri, siis ta oli natukene teise nurga all, natuke teistmoodi. Nüüd on mõned kivid on paika pandud, siin laotud meil õige nurga alla lõigatud. Ja siis sauna suurus tuleb täpselt see, mis me siin näeme. Siia tuleb uks, meil maha on joonistatud enam-vähem spreiga. Siia paneme ukse, seal tuleb teine sein, kerisi läheb siia, istumiskohad tulevad plops sinna, niimoodi niuke nurk on ja siit teeme ukse lahti ja astud sisse ilusti, paneb perse maha siia. Lihtne. Mis me veel tegime, siis vahepeal mõtlesime välja, et kuidas siis äravool siin, kuhu kohta trapid tulevad ja nii edasi, et selle paneme siia paika. Ja kõik laetalad on ka nüüd paigas lae ehitamiseks ning ära rihitud. Siia ma tegin saalungi, töömehed tegid saalungi siia ja valame siin niimoodi betooni täis, et siia tuleb siis betoon ja siit saad veel keldrisse edasi minna. Ma ei ole suutnud mõelda välja, et mida me täpselt selle keldriga tegema peaks. Ma kardan, et see hakkab külma õhkama väga palju. Samas, kui siin on saun pluss põrandaküte ja asjad, et kui palju see nagu mõjutab meid nii-öelda, ma ei tea. Ja siia kohta ma siis, ütleme niimoodi, et põrand tõuseb 10 senti rohkem. Seda kohta siin enam ei saa soojustada isegi. Nii et siia jääb külmasild nii või naa. Ja teine külmasild jääb siia, et ehk siis näis asja käigus. Kui meil kunagi tuba valmis on, siis saame mõelda, et kui tõesti on midagi vaja, küll saab juurde ehitada või teha. Aga
jah, mida ma enam lobisen, korrastame toa ära.